alustab Playback Show'd. Teid tervitab õhtujuht Kristjan Jõekalda. Kallid sõbrad, väljas võib küll olla külm ja sombune jaanuar, aga selle poolest toimub meil siin Playback 2018. Sellel aastal on Playbackil 9 vaprat võistkonda, kes on välja valinud ühe artisti ja tema loomingu, mida nad siis imiteerivad. Et välja valida nende seast kõige vägevam ja kõige vingem esitlus, on meil siia kokku toodud žürii. Žürii liikmed on Põltsamaa Kultuurikeskuse juhataja Janne Karu, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Agne Kosk, diskor ja peomees Heiko Pekkan, ja muidugi seda vahvat üritust ei saaks toimuda ilma meie toredate toetajateta, kelleks on Põltsamaa Kultuurikeskus, Põltsamaa vald, Pajusi vald, AS Põltsamaa Felix, Valib Press, parimpidu.ee ja Pitsa kiosk. Aga enne, sõbrad, enne kui lavale tulevad esinejad, vaatame video teel üle originaalloomingu. Kuula, kui kaugele ta viib. Kuula, mis tuulel öelda veel. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest. Ma magus igalt poolt. Ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. You could be my new thing. And see you in your gown. Bang, bang, got 'em with a bang. Love 'em down, down and shot my baby with a bang. Minu vend on põdrakasvataja kaugel põhjas, mis ma talle küll sünnipäevaks viin. Minu vend on põdrakasvataja kaugel põhjas, mis ma talle küll sünnipäevaks viin. Ja enne, kui saame asuda meie esimese esineja juurde, siis vaadake oma sõbrale otsa, kellega koos te olete siia tulnud, või on teie kõrval keegi, keda te pole kunagi kohanud, ja öelge neile, arutage nendega, millise esitluse nendest 9 oleksite valinud teie.
ma väga vabandan, mulle lihtsalt anti ülesanne, et ma pean 1 minuti sisustama, kuni see ekraan üles tõuseb. Aga asume siis esimese esineja juurde, kelleks on Ott Lepland oma Eurovisiooni lauluga Kuula. Palun aplaus. Kuula, mis räägib silmapiir. Kuula, kui kaugele ta viib. Kuula, mis tuulel öelda veel. Kuula nüüd. Vaata, kui pimedus on teel. Oota, meis valgus püsib veel. Kuula, kuis hingab sinu maa. Kuula mind. Kuula, mis vaikusesse jäi. Kuula, neid lihtsaid hetki vaid. Sa kuula, kas südamel on hääl. Varjudesse tee on mööda läinud, ma vaatan ja otsin ikka veel. On vaikusel see võim. Heliseda siin, ma ootan siin, just poolel teel. Sa kuula, hüüdmas on mu hääl. Kuula, mis vaikusesse jäi. Kuula, neid lihtsaid hetki vaid. Sa kuula, kas südamel on hääl. Sa kuula nüüd mind. Aitäh sulle, Ott, et mina pole tõesti midagi nii ilusat, tule seisa siia ilusti. Ma pole nii ilusat nii ammu kuulnud. Aga Ott, et sulle vist väga meeldib laulda, jah? Jaa, väga ilus. Ja see tekitab vist sinus ikka väga palju emotsiooni. Jaa. Aga emotsioonist rääkides, siis kuidas sul see väike Ott ka elab? Okei. Miks sa sellist asja enam mulle räägid? Las ta olla, vana asi, vahet ei ole. Ma räägin su pojast. Okei, tal läheb väga hästi. On laulumees nagu sina? Jaa. Ja. Väga vahva, aitäh, seisa siin. Anname sõna žüriile ja teie senikaua võite talle uuesti plaksutada. Nii, palun, mida ütleb Heiko Merikan? Jaa, tere õhtust kõigepealt, armas Põltsamaa, ja sissejuhatuseks ma julgen küll täna öelda, et kõik see, mis on siin alguse saanud, on täiesti suurepärane, sest ma ei tea, teeme ühe korraliku aplausi kõigepealt sellele korraldustoimkonnale, kes on sellise suure töö ära teinud. Juhei! Tõepoolest! Mul oli
Mul oli eelmisel aastal võimalus esmakordselt tulla žüriisse, kui vist äkki teistkordselt oli see Playbacki show nii-öelda aktuaalne. Ja tänavu siis 3. korda jõudnud siia kultuurikeskusesse ja vaadates kogu seda lavakujundust, vaadates seda valgusshow'd ja vaadates neid inimesi ja vaadates kogu seda esinejate nimistut, mis veel tänasel õhtul kõlama hakkab, on lausa, ma ei oska isegi öelda, lausa hirmuäratav, et siit hakkab veel täna tulema kindlasti asju, mille üle on juubeldada. Aga mis puudutab nüüd tänast debüüt esinejat ja esimest inimest laval, siis ma esimese pilgu vaatasin, et huvitav, et kas Ott on tõepoolest tulnud Põltsamaale, sest mina mäletan Otti väga selgelt 2011. aastast ja varasemalt veelgi, kui ta jõudis Eesti otsib superstaar saatesarja ja mul oli võimalus toona ka olla programmijuht Viljandi ööklubides ja ma mäletan seda algusaega väga hästi ja Ott on teinud väga tubli töö. Ja kui ma nüüd vaatan veel üleeilsesse õhtusse, kui Eesti muusika auhindu jagati Saku Suurhallis, kus mul oli ka hea võimalus kohal olla, siis näiteks tagaruumides ansambel Tsugi Start avaldas huvitava tõeterakese, et äkki oleks mõistlik hoopis kaasata ansamblisse mõned sellised teisikud või kehad, et Tsugi Start saaks justkui ühel õhtul teha 3 kontserdit ja hästi palju raha ära korjata, mis tegelikult jõuab jutujadaga sinnamaale, et täna on meil Põltsamaa oma Ott Lepland olemas ja kui keegi tahab, siis jumala eest tellige ja kindlasti te selles ei kahtle ega ei kahetse, nii et esimene etteaste minu arvates küll oli nagu vägagi suurepärane, aitäh sulle! Tere õhtust ka minu poolt. Heiko ütles juba peaaegu kõik ära, mida võib-olla meie Agnega oleks ka tahtnud öelda, nii et jätta meile ka teinekord sõna. Aga minule väga meeldis ja ma tunnustan väga selle poole pealt, et üksinda tulla ja esimene lugu, vau, aitäh! Tere ka minu poolt. Otil olid sõnad ilusti peas. Väga hea, nagu päris Otil. Mulle väga meeldis, ma arvan, et see oli kindlasti kõige väärikam etteaste täna, vaadates seda nimekirja siin, et mul on selle üle tohutult hea meel ja tohutu julgus. Aitäh! Aitäh sul, Ott! Sa võid nüüd minna. Teeme Otile veel ühe aplausi. Vapper mees! Aitäh žüriile nende kommentaaride eest. Ja nüüd ma usun, et võime asuda järgmise esitluse juurde. Kristjan Jõekalda Põltsamaa kultuurikeskuses. Ma olen suur fänn. Ma olen näinud kõiki sõja episoode. Küsi mult midagi. Küsi kohe praegu midagi. Mida ma sult küsima peaks? Erki Nool! Räägin. Vabandan, see on üks minu, kuidas ma ütlen, kaaslane. Ta käib mul igal pool kaasas, kuhu ma ka ei läheks. Ta arvas, et ma ei jõua Põltsamaale, aga vaata, siin ma olen. Siin ma olen. Hoidi salaja. Et ei tule. Aga kuule, laseme nüüd show'l edasi kesta ja lähme lava taha. Räägime seal juttu ja... Ei, muidugi. Ära muretse. Ma olen siin. Ma olen lava taga. Ma ootan. Ja, mine oota mind seal, jah. Ja järgmiseks Bruno Mars, The Lazy Song.
Lähme sõbrad, lähme astume poodiumile siia ette. Noh, Bruno, kas sina ka vahest niimoodi laiskled päevad läbi? Oi, mul on iga pühapäev selline, sa ei kujuta ettegi, ma ei suuda voodist välja tõusta ja isegi hambaid ei suuda pesta. Isegi hambaid ei suuda pesta? Jah, vahel on see täiesti jube, aga... Ma ütlen, sul on täitsa ilusad hambad. Aga see noor mees või... Kuidas teil tunne on? Kas see lugu kõnetas teid? Nii, teeme veel ühe suure aplausi ja anname sõna žüriile. No mis ma oskan kosta? Väga julge esitus oli. Bravo, superpoisid. Ja väga hästi tantsisite ka, nii et pange edasi. Jaa, nii nagu ma ütlesin siin just mõned minutid tagasi, et täna veel läheb siin kuumaks ja täitsa uskumatu jah, et ma ei tea, Bruno, kuidas on võimalik, et sa oma kaaskondlastel niimoodi püksid lased alla lasta, et kas seda juhtub iga päev või juhtub seda ainult täna, aga etteaste oli tõepoolest täpselt nii nagu Ameerikas, väga vaba, väga vallatu, ma ei tea, kas kõik ikka on mehed, ma eeldan, et mõni naine on ka selles seltskonnas olemas, aga selle kohta tõestust saame kindlasti kunagi hiljem. Nii et suurepärane tulemus, aitäh teile! Aitäh teile, mul on väga hea meel, et teil oli endal meeletult lõbus. Mina olen loomulikult suur muusika ja eriti tantsuekspert, et seega minu lemmikasi kindlasti on see koeramask. See on suur saavutus, aitäh teile selle eest. Veel üks aplaus. Väga vahva esitlus, ei tea, kas keegi enam midagi teha viitsib, aga nüüd tuleb Bonnie M. lauluga Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
Oh, she believes in me. She loves her daddy. Tuleme siia ette poodiumi peale kõik ilusti. Boni, sa eesti keelt ikka räägid? Natuken. Räägi mulle, mis oleks esimene asi, mida sina teeksid, kui sina selle täna õhtuse võistluse võidaksid? Läheks teeks ühe kuuma kakao ja läks pesema. Väga õige mõte. Teeme veel ühe aplausi ja anname sõna žüriile. Aitäh, et eks nii mõnedki teised meist tahavad nüüd pesema minna. Aga ei ole hullu, no miks ei võiks elu selline olla? No tegelikult isegi mina ei ole nüüd nii väga vastu. Mul on teie üle jällegi väga hea meel, et teil nii lõbus oli. Jah, tõepoolest, mis siin salata, kui nii noored inimesed puhast kulda siit lavalt paradeerivad, siis on ainult rõõm ja õnn ja tegelikult minu sünnidaatum jääb ju ka sinna kuskile 70-ndate lõpu peale, kui ansambel Bonnie M oli veel aktuaalne ja mis siin salata, jällegi ma saan täna natukene olla rõõmsam, sellepärast et 2010 oli mul võimalus ansamblit, vähemasti killukene ansamblist Bonnie M-ist võõrustada Eestis ja selle naisliidri ja esivokalisti Marcia Barrettiga isiklikult ringi sõita suunal Riia, Viljandi ja Viljandi Riia ja nii edasi. Aga mis ma tahtsin öelda, et ma tegelikult armusin Marcia kallikene sinust ära, sest mul on alati meeldinud väga sportlikud ja ilusate jalgadega naised ja see, mis siit lava pealt vastu vaatab, see on fantastiline, nii et Bonnie M on tagasi aastal 2018. Aitäh teile, sõbrad! Teeme aplausi! Aitäh teile selle vaba ja lõbusa esituse eest ja mulle tundus, et te ise nautisite ka täiega. Nii et suur tänu. Aitäh, Bonnie M. Palun, võite minna. Nii, ja on aeg järgmiseks esitluseks ja teie ette... Tere. Mul on teil üks väga hea pakkumine. Meeldetuletus pigem. Vabandust, kes te olete üldse? Väga hea küsimus. Selle juurde me jõuame. Võt asi on niimoodi. Kui te sisenesite, siis teie vasakut kätt oli puhvet. Nägite? No, ära kadu seli. Vabandust, mul ikkagi teeks küsimus. Kas teil on luba siin olla? Luba? Väga hea asi. Seda mul ei ole, aga ärge unustage siis pärast puhvetit külastada. Väga suur valik erinevaid jooki on seal, puuvilju, küpsiseid, šokolaadi. Selge, aitäh. Ma arvan, et saame aru, et kõik lähevad ilusti vahel puhvetisse. Aga nüüd astub teie ette meie mees lauluga Šokolaadist Jänes.
pehmeke. Näm, 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 ma söön sua. Hoiad mind sa õrnad pihu, sellelt paitad minu pead. Hinnad mind sa pikal pilgul, sest et olen ilus ma. Ära liiga kaua hoia, muidu võid sa pettuda. Lähen pehmet sinu pihus, kokku võin ma sulada. No võt. Paljudele meeldib, kui ma värviliselt pakitud. Hõbedane, roheline, vahel lausa kullatud. Keelega mind õrnad limpsid, teen sul suma magusaks. Olen vastupandamatu, minusse nüüd armun saab. I love you. Ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest, ma magus igalt poolt. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest, ma magus igalt poolt. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. Karamelli piiris kommid käte külge kleepuvad. Kui mind liiga kaua mudib, võin su ära määrida. Õrnad paitaks ma su huuli, ära sulad sinu suus. Magusaks teen sinu päevad, sa ei mõtle üldse muus. Ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest, ma magus igalt poolt. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest, ma magus igalt poolt. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. Ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest, ma magus igalt poolt. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest, ma magus igalt poolt. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, mind kõrvus näksid vahest, ma magus igalt poolt. Oh, 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 ma šokolaadist jänes, ei löö ma välja verest, kui hammustad must pool. Kui hammustad must pool. Ma magus igalt pool. Kui hammustad must pool. Väga vinge, tuleme trupiga siia ettepoole, siia poodiumile ilusti. Vaatame, siin on üks ilus tantsutüdruk, et tead, räägi, mis sina arvad, kas selle laulu taga on ka mõni sügavam sõnum või ongi jutt lihtsalt šokolaadist ja jänestest? Mina arvan, et šokolaad on väga sügavamõtteline ja eks see olegi see sõnum. Ma muud ei arva. Aitäh teile, ansambel Meie Mees. Kui nüüd publik saalis pani tähele, siis žürii just osteti ära annekese šokolaadiga.
aga selge on see, et meie mees on sündinud jällegi tänasel õhtul siin Põltsamaa Kultuurikeskuses ja ma olen alati arvanud, et ansamblid on ikka sellised populaarsed ja vägagi tegijad ja ma olen hästi-hästi palju läbi aastate olnud erinevate ansamblitega koos ühel laval ja täna mul mingil põhjusel tekkis selline mõte, et aga äkki hoopis teevad suurema töö ära taustajõud. Just nimelt. Nii et mulle isiklikult täna küll läks vägagi korda need 4 ilusat jänkutüdrukut või poissi, kes iganes meil siin ees olid, nii et suurepärane töö ja väga hea etteaste ja juba seetõttu, et ega meie meest ei ole väga parodeerida ja järgi teha ja võtta see otsus vastu, et olla meie mees, on juba iseasi julgus. Suurimad tänud! Aitäh teile. Täpselt samuti mõtlesin, et jänesed, need tantsivad jänesed, suurepärane, eriti see üks. Nii et aitäh. Mina just tahaksin kiita meie solisti. Mulle tohutult meeldis see eestlaslik ja meie mehelik jäikus, mis sealt välja paistis, ei lastud ennast liiga vabaks. See oli väga õige. Mul on väga hea meel, et Eesti Klubi Klassika noori köidab ja et osatakse nii hästi küsimustele vastata. Mina küll ei oskaks. Aitäh, teeme meie meele veel ühe aplausi ja võite minna. Nüüd astub teie ette Red 4 teosega New Thing. Teeme neile palun aplausi.
Mulle väga meeldis see saksofoni mees ja selline huvitav stiil siin, et millest selline stiil, millest selline otsus tehtud? Ma ei tea, no. Vanemad on alati öelnud, et nooruses tuleb kõik asjad ära proovida. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma nägin su vanemaid siin saalis. Tervitan neid omalt poolt. Aitäh. No õpetajana mul on sobimatu kommenteerida enamiku sellest, mis siin just juhtus, kõiki neid paremaid osasid loomulikult. Väga tore, aga siiski ma hiljem tahaksin teada, et mis need huvitavad riidepoed on, kus saab selliseid asju, mõningaid nendest asjadest. Aitäh! Jaa, aitäh, Agne, kallikene sulle. Kui õpetajal ei ole kohane kommenteerida, siis meile Jannega on vägagi kohane igasuguseid asju kommenteerida. Tubli töö! Ma ütleksin selle peale ainult seda, et ma muutusin juba siin show keskel kadedaks. Ma tahaks selle Red Foo asemel olla, kus kõik ilusad naised tuleks ja istuksid mulle sülle ja teeksid mulle kalli. Aga seda võimalust mul täna kindlasti ei ole, võib-olla siis järgmine aasta avaneb. Aga selge on see, et tegelikult see, mida me täna nägime siin viimase 3 minuti jooksul, oli väga enesekindel esinemine ja etteaste. Ja uskuge mind, kallis publik, see oli alles jäämäe tipp, et kui need noored inimesed nüüd kuskile veel avarustesse ööklubisse lahti lasta, siis ma ei kujuta ette, mis veel seal toimuma hakkab, nii et ma usun, et siit veel tuleb nii mõndagi. Igal juhul Red Foo on vaieldamatu naistemagnet ja selles numbris kõik see asi kenasti ka tuli välja ja saksofoni rütmid loomulikult ju vägagi aktuaalsed, väga populaarsed ja kes ei ole veel ööellu sukeldunud tänasel päeval, siis ma võin julgelt öelda, ega see noor härra, kes on seal minust paremal pool, ma teen sulle kohe tööpakkumise peale seda playback show'd, nii et võid minuga keikale kaasa küll tulla ja see raha, mis sealt tuleb, on päris selline ahvatlev, nii et võib-olla jääb sul kool lõpetamata. Aitäh igal juhul! Kas te panite tähele, et järgmiseks aastaks on üks esineja olemas juba, see on Heiko Amerikan? Aga super lahe, mulle väga meeldis. See lugu oli minule natukene tundmatu, aga te andsite endast kõik ja see mulle väga meeldis, suurepärane, aitäh. Aitäh, Red Foo, olete vabad. Nii, ja nüüd saame ilusti jälle asuda järgmise esinemise juurde. Me saame asuda järgmise esinemise juurde. Me saame asuda järgmise esinemise juurde, kui keegi vahele ei sega. Mul ei ole valmis veel. Järgmine. Aga järgmine esinemine, Beyoncé Single Ladies.
gone. All the single ladies, 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 all the single ladies. Now put your hands up. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad once you see that he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad once you see that he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. No nii, tüdrukud, kas ma saan õigesti aru, et see on teie klassijuhataja või? Ikka. Kui sina peaksid nüüd nimetama ühe asja, sa oled oma klassijuhataja Anult õppinud, siis mis see oleks? Puusanõksud. 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 Need puusanõksud olid küll väga-väga head ja kuna Beyoncé on olnud läbi aegade mu üks lemmikumaid, siis ma väga ootasin seda etteastet ja ma jäin sellega väga-väga rahule. Väga ilusad puusanõksud olid, aitäh teile! Tõepoolest, Beyoncé on kuldaväärt artist ja artist suure algustähega ja täna me kogesime järjekordselt seda, et kui on vaja tulla välja ja näidata seda tõelist Beyoncé ja ennast paljastada, siis kõik see oli täna siin Kultuurikeskuse lavalaudadel olemas ja veel suurem julgus tulla klassijuhatajal koos oma ustavate nii-öelda õpilastega ühes tavale sellist asja nagu iga päev ei näe. Aitäh teile! Ma olen loomulikult väga üllatunud, samas ju ei ole üldse üllatunud. See oli väga tore. Mulle väga meeldib selle laulu sõnum. See on väga kaunis. Te saite väga hästi hakkama. Liigutused olid peas. Vau. Aitäh, Anu. Ja aitäh teile. Teile ootab lava taga soe kohvi. Palun. Ja meil on jäänud täna veel... Kristjan, kuidas sa võtsid? Ma ei saa aru. Leonardo Kullerkupp. Ma juhatan ise ennast sisse. Selge, lase käia. Tere, minu nimi on Leonardo Kullerkupp. Siin kutsunud mind auväärsesse žüriisse. Tuli ise siia ja mina ei saa. Ma olen kunstiharidusega. Peaaegu. Mina, kus on minu koht? Kas sa pilti ostsid? Jah. Siis on sinu koht väljas. Kuidas võid? Mul on ka. Nüüd saan oma koha sinna. Ma võtan pingi. Ära seda sa võta ole ja. Seda läheb esinejatel vaja. Mine võtta üks teine pink. Selge. Aga mina tahan oma kohta selles žüriis. No mis te publik arvate, kas anname Leonardole koha selles žüriis? Ei, muidugi nad annavad. No ju siis. Mine istu. Ärge tehke tast välja. Aga järgmine esitlus on Will I Am Bang Bang. Ma siis on.
I love her, can't leave her. Forever, I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. And oh, I love her so that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth, them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown. Teised siia jääda seisma, palun tulge minuga siia poodiumile. Ja teil see tants kohe sujus väga hästi, et ma kuulsin, et teil oli selline huvitav kohtumislugu olnud. Et kuidas see siis välja nägi? Kes räägib? Alusta sina. Korda küsimust, palun. Et ma kuulsin, et teil on olnud selline vägev kohtamislugu, et midagi väga ebatavalist, nagu romaanitaolist. Et kuidas see lugu siis kõlab? Markus, räägi sina. Me olime Brasiilias ja tema kõndis seal tänaval nagu kaunis kanake. Oh, teeme aplausi, teeme aplausi. Jaa, aitäh. Ma lootsin siiralt juba peale eelmist etteastet, et võib-olla ei lähe nii keeruliseks. Aga nagu näha, siis žüriile on see ikka päris tõsine bänger ja väljakutse. Ja see number oli nüüd küll jällegi järjekordne näide sellest, et kui tõsiselt vaeva näha, siis on selle tulemust ja mulle tohutult kogu see etteaste meeldis, sest selles tõepoolest oli pikitud palju higi ja pisaraid ja vaeva, ma vähemalt arvan nii ja loodan, eks asjaosalised on kindlasti rohkem informeeritud ja kursis. Ja siin oli teatraalsust, siin oli väga hästi kogu see number välja mängitud ja kohati tundus, et see laulusõnum jäigi kuskile varju, aga tegelikult, mis siin salata, tänased laulud ja muusikavideod on ju suuresti üles ehitatud ikkagi eriefektidele ja showdele ja see show väljendus küll sõna otseses mõttes
täpselt selles numbris ja kindlasti ka tänasel õhtul, ma ei taha midagi veel ära sõnuda, aga kindlasti üks minu suurimaid lemmikuid on nimelt see Will I Am'i etteaste. Suurimad tänud, aitäh, hea töö! Minule ka väga meeldis ja mulle meeldis, et nii palju oli laval ja kõigil olid omad osad, esitused ja see tuli kõik nii super, hüpper hästi välja, nii et suur aitäh. Ja tiimitöö on ikka lemmikasi. Ma olen ka täitsa vaimustuses ja ma tahaksin väga tänada Leonardot, sest ta tuletab mulle meelde ühte head asja, et mul on ju ka 12 aastat kunstiharidust, sest ma tunnen ennast nüüd nii palju pädevamana siin žüriis, et saan kohe anda parema hinnangu, et ma arvan, et täna kindlasti kõige parem lavavalguse kasutus ja siin ju tervelt pool või rohkemgi ongi see valguse mäng, need kostüümid, et see oli tõesti suurepärane. Aitäh! Ma olen pettunud sinust, Kristjan, ma olen nii pettunud. Esiteks, sa ei kutsu mind siia riisse, sa ei andnud mulle tooli, mulle ei pakutud istet. Ja siis teised žürii liikmed said ennem rääkida, mina olin viimane, tore näha kaaskolleegi, 12 aasta kunstiharidust tõesti. Väga hea, väga hea. Jah, see esitus oli tõesti hea. Ja nüüd ma lahkun, sest et Kristjan, see oli viimane kord. See oli viimane kord. Võta oma mikrofon. Viimane kord, mulle sobib. Aitäh, Leonardo! Jätame Leonardo taga hüvasti. Aitäh teile! Nüüd asume meie eelviimase esitluse juurde, mida esitab PS Troika ja selle nime on Põdra kasvataja.
ikka viin, 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 ikka viin, viin, viin. Need minu sugulaset ei saa Põhjast ära tulla, neile armas on põhjapöörijoon. Minu sugulased ei saa Põhjast ära tulla, neile armas on põhjapöörijoon. Ikka joon, 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 ikka joon, joon, joon. Aitäh, kasvatajad, tuleme siia poodiumile. Mina täna hommikul lugesin Postimehes majandusrubriiki ja mina lugesin, et põdrakasvatus on langemas ja varsti tõenäoliselt 20-30 aasta pärast enam põdrakasvatust ei ole. Kuidas teie kui põdrakasvataja sellele reageerite ja kuidas te hakkama saate edaspidi? See on tõsine teema. Ei ole viga migari, et siin araablased tahavad neid kitsi ka ja me võime neid ka kasvatada, meil hea kliima ja onu mul tegeleb ka sulle lippide panemisega, et tema aia ja kitsed tulevad. Aitäh! Poisid, kus sa lähed, Penna? Tule tagasi. Poisid, teil on nii palju mõtteid. Kas see viimane lugu on ka nüüd teie oma, mis veel tuleb? Või see ei ole teie oma või? Kas teil on veel mõni lugu, mis te täna teete? Väga kahju. Mul on ka teie üle väga hea meel. Selle laulu sõnum nii ilus võib-olla ei olnud, kui siin mõned teised sõnumid, aga samas teil on nii palju riideid seljas, see teeb mind tohutult rõõmsaks ja teil on nii palju julgust. Aitäh teile! Jaa, tõepoolest, Agne võttis sõnad suust, et on tõepoolest nii palju julgust ja ma vaatasin ja ma mõtlesin, et kes kuramus küll sellise, andke andeks, sellise hullu ansambli kunagi valmis tegi nagu Perestroika. Aga ometi laulu sõnum on selline kahemõtteline ja eks iga kuulaja nopib enda jaoks sealt endapoolsed mõtted välja. Aga mõned tähelepanekud muuseas, mulle väga meeldivad need sellid, kes on siin laval. Noored mehed, kes tulevad ja lihtsalt mõnusalt niimoodi tantsivad ja annavad seda sõnumit meile edasi ja mulle meenub kohe see 90ndate kuldne aeg, kui kadunud meelelahutus ärimees Margus Turu, kes Eestis vedas suuri 90ndate tuure, oli alati seda meelt, et kui meil ei ole ansambleid ja ilmselt 90ndatel neid väga palju ei ole, siis tuleb teha. Ja tänasel õhtul ma sain väga hea mõtte. Täna teeme uue ansambli, me mõtleme välja sellele ansamblile nime, olgu ta siis Perestroika või olgu ta siis spetsiaalne Perestroika versus Põltsamaa näiteks. Nii et poisid, suurimad tänud teile, aitäh hea töö eest! Mulle väga meeldis, et oli Eesti artist, sellepärast minu meelest on päris palju Eesti artiste, mida imiteerida, parodeerida. Lauluvalik oli ka hea ja mulle väga meeldis see põder,
sellepärast miks, kuna ma ise olen ka kunagi seda laulu järgi teinud ja ma olin ka põder ja mulle tundub, poisid, et tänane trenn on tehtud. Aitäh! See oli eelviimane esitlus ja nüüd asume meie päeva või õhtu viimase esitluse juurde. Ja seda esitab meile klassikaline trio Kreisi Raadio ja nende esitlus kõlab Leto Svet. Palun! Račun molim, nestalo mi je plina. Dva topla do Boštorta, mahuna do Jedosta. Do Jedosta. Kroška luka, jastoka, to jedosta. Sommerlicht, das ist Sommerlicht. Sommerlicht, das ist Sommerlicht. Sommerlicht, das ist Sommerlicht. Sommerlicht, das ist Sommerlicht. Kraška luka, jastoga, to jedosta. Sardela, to jedosta. Midas nyt, kesävalot nyt. Midas nyt, kesävalot nyt. Midas nyt, kesävalot nyt. Midas nyt, kesävalot nyt. Ülivõimas esitlus Kreisi Raadiolt. Tuleme mehed siia ette poole ja ma nüüd kontrollin, kas ma olen õigesti aru saanud, et Peeter, Hannes ja Tarmo. Selge, mul on ainult üks küsimus, et Peeter, ega sina täna rooli ei istu? Ei istu, mina võtsin džinni. Kreisi Raadio. Kreisi Raadio on vaieldamatult, ma arvan, väga paljude lemmiks, kaasa arvatud minu lemmik, kuigi see Leto Svet ei olnud euroloona küll kõige parem lugu, aga teie esituses oli see küll super. Ja te noored olete ikka üliandekad, aitäh teile!
Tõepoolest, ka mina nägin siin laval väga lõbusaid ja rõõmsameelseid noori ja minul küll mingil põhjusel kohe meenus see aastatetagune Eurovisiooni lauluvõistlus, kus just nimelt Kreisi Raadio esindas Eestit. Ja tollal ma tegelikult, mis siin salata, ma südamest lootsin, et selline komejant müüb üsna hästi, sest et oleme ju kõik ilmselgelt teadlikud, et ega seal Eurovisioonil enam lauluoskust keegi suurt palju ei hinda. Aga läks toona nii, nagu läks, aga tänasel õhtul ma usun küll, et kogu selle playbacki show viimaseks etteasteks sobis see nagu rusikas silmaauku, nii et tulemus oli vägagi vääriv ja nagu ma olen alati öelnud, et meeskonnatöö kannab vilja ja see tuli väga selgelt välja selles viimases numbris. Aitäh teile kõigile! Ma arvan, et kui Leto Svet oleks Bonnie M-iga lavale tulnud, nad oleks ka selle Eurovisiooni pannud, et ei oleks mingi probleem olnud. Väga vinge. Enam ei töötab. Tants oli peas, sõnad olid kuskil. Tunne oli mõnus. Ja see on peamine. Aitäh, et just see oli viimane number. Aitäh. Kreisi Raadio. Niiviisi, kallis žürii, nüüd on teile reserveeritud seal kuskil koht, kus te saate siis otsustama minna. Nii et palun tõuske ja võite lahkuda. Teie kallis publik, otsige kõik oma piletid välja. Otsige kõik oma piletid välja. Ja kui te nüüd oma pileti peale vaatate, siis seal teisel pool on koht, kuhu te saate siis kirjutada, kes peaks teie arvates olema tänase õhtu võitja. See on siis rahvalemmiku hääletus. See on eraldi tiitel. Ja kirjutusvahendeid saab aatriumist ja vaheaeg on 20–30 minutit ning minge ka puhvetisse, seal on kohvi ja tee. Aitäh! Ja nüüd palume siia žürii, kes ütleb enne paar kokkuvõtvat sõna. Hea publik, te nägite täna siin lava peal toimusid mitmed etteasted ja mina isiklikult arvan, et need olid ikka väga vinged, nii et head vanemad, head sõbrad, mu meelest on ikkagi Põltsamaal ühed väga vinged noored, nii et teeme neile ühe suure aplausi. Aga kuna ma puutun igapäevaselt kokku korraldamisega, siis tegelikult see ühe sündmuse või ürituse korraldamine ei sünni ühe päevaga ega ka ühe kuuga. Et tegelikult ma tahaks Kultuurikeskuse poolt ja päris ka iseenda poolt öelda ikkagi suur aitäh sellele tiimile, kes täna selle siin korraldas. Ja tegelikult kõige suurem tänu läheb ikkagi Karlile, sellepärast, et see on uskumatu, mida see noor mees suudab, tahab ja korraldab. Sellepärast, et ajada välja kõik rahad, registreerida, joosta, teha tänukirjad ja nii edasi, et see ei ole niimoodi. Et ma arvan, et te olete istunud küll, et võiks korraks püsti tõusta ja ühe suure aplausi Karlile teha. Aitäh, Karl, sulle! Tule näita ka ennast!
annan nüüd sõna edasi Agnele. Mina tahaksin kõiki tänada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajate ja muu koolipere poolt. Mul on nii hea meel, et meil on nii vinged õpilased, et kõik meie linna asutused tulevad meile kohe appi, kui on vaja midagi korraldada ja aitavad. Ma tänan ka Kultuurikeskust, et see on tõesti suurepärane. Ja see julgus ja loomingulisus lausa lokkab, et ootame siis seda muidugi nüüd ka nende tundide sees. See on väga teretulnud päriselt ka. Et aitäh teile tõesti. Jaa, aitäh sulle, Janne, aitäh sulle, Agne, ja aitäh žüriile. Ja mina tahan eelkõige teid, kallis publik, tänada, et tulite tänasel õhtul siia kaunisse ja uhkesse Põltsamaa Kultuurikeskusesse ja feeling ja see, nagu öeldakse, peomeeleolu oli ju tegelikult täiesti olemas ja vägagi ülev. Ja suurimad tänud kõigile nendele osavõtjatele, kes siit lavalaudadelt läbi jooksid. Ja mis siin salata, tänasel õhtupoolikul ma usun, et te nõustute minuga kõik. Me nägime väga huvitavaid, väga suurepäraseid etteasteid, väga erinevaid žanreid. Ja see on tegelikult märk sellest, et noorus õitseb, noored inimesed tahavad teha, peamine on see soov, et jõuda tulemuseni ja täita ära need eesmärgid ja kõike seda me tänasel õhtul siin Kultuurikeskuses nägime, nii et ma usun, et järgmisel aastal see traditsioon jätkub võib-olla veel vägevamalt, veel uhkemalt, seda enam, et meil on täna majas ju videopoisid, videomeistrid, meil on suurepärane valgus, meil on suurepärane heli, meil on suurepärane tehniline meeskond, ehk selle kokkuvõte on produktsioon. Nii et veel kord suurimad tänud kõigile, aga mis me siin pikalt räägime, hakkame otsast peale autasustama ja veel enne, kui me saame autasustamistega alata ja alustada, tahame ju kõiki neid toredaid etteasteid ka tänada ja me hakkame järjepanu siia lavale kutsuma kõiki neid inimesi, kes siit lavalaudadelt läbi jooksid, ehk siis 9. ABC, kes paistis silma etteastega Meie mees ja Šokolaad Tänes. Olge hea, tulge lavale! Ansambel, tulge lavale! Kus teised on? Kus ülejäänud kõik läksid? Kõik tulevad, väga tore. Tulge enasti siia lavale, me saame teha ühise grupipildi ka teist. Ja Agne annab teile üle selle tänukirja. Ja loomulikult publiku aplaus. Nii, aitäh teile. Järgmine seltskond, kes käis siin laval ja ka lõpetas meie Playbacki show, on ansambel Crazy Radio. Tulge ühinege meie. Ja saab siit ühe ühise pildi ka. Palju õnne teile. Tubli töö, tubli tulemus. Nii, suurepärased hetked on jäädustatud, aitäh teile. Legendaarne ansambel on Perestroika, kus te olete? Lõbusad sellid, nagu ma kommenteerisin. Saame võib-olla lõpuks need kasukad ka seljast maha visata ja saame natukene hingata värsket õhku. Jah, kus sarved on? Õige, sarved jäid farmi. Juhei! Nii. Veel tuleb siit inimesi. 4. seltskond, ansambel Bonnie M, kus te olete? Tulge lavale. Siresäärne ja treenitud jalgadega Marcia Barrett isiklikult. Juhei!
ja nüüd läheb üsna põnevaks. Tänukirjade jada jätkub ja ma kutsun siia ühe ülimalt kauni noormehe. Te teate, kes see mees on? Ott Lepland Põltsamaa! Ja ma tahan isiklikult kätt suruda. Aitäh sulle tuli töö. Eriauhind. Kas meil on eriauhind ka? Jaa, meil on täna eriauhind ka! Ja eriauhinna saab loomulikult ka Ott Lepland. Nii et tänukiri sulle ja eriauhind selle tubli töö. Õnne sulle. Aitäh. Üks moment, kas me pilti saame teha? Ott Kallikene, tule veel korra siia tagasi. Me tahame sinust veel teha ühe sellise fotoreportaaži. Nii, ole hea. Ja aplaus veel kord Otile. Nii, ja eriauhindade jada ja tänukirjade jada jätkub. Mis te arvate, kes saab tänasel õhtul veel eriauhinna? Neid esitlusi oli siin väga palju ja žüriil mõnes mõttes keeruline, teatud mõttes väga lihtne neid otsuseid teha. Alati räägitakse, oi kui raske on. Ei, meil ei olnud üldse raske. Me läksime üles üksteisele otsa ja me lugesime üksteise mõtteid. Ansambel nimega Beyonce, tulge siia lavale. Ja palju õnne teile. Siit tuleb teile tänukiri, siit tuleb teile eriauhind ja veel kord tänud. Me näe sellist tulemust, kus klassijuhataja tuleb õpilastega lavale. Loodetavasti järgmine aasta me näeme midagi veel sellist. Ja nüüd. Ma ei tea, publik, kas te olete valmis? Me tahame tänasel õunil laupäeva õhtupoolik autasustama. Ja hakkame siis tagantpoolt minema. Eriauhinnad ja tänukirjad on välja jaotatud. Üliväärikas 3. koht kuulub aastal 2018 26, ma arvan täna, juba 27, aga nädalavahetus jätkub. Bruno Mars, tulge siia! Auväärne 3. koht, Bruno Mars! Poisid, te teate nüüd, mis tuleb teha, kui fotoreportaaž on. 1, 2, 3, aplaus! Ja Janne ja Agne autasustavad, premeerivad kõigile ka meenetekotid ja loomulikult tänukiri pluss siis veel auväärne diplom, 3. koht. Veel kord palju õnne, aplaus! Aitäh teile, poisid! Jätkame auhinnatseremooniat ja auhinnatseremoonia läheb aina põnevamaks. Huvitav publik, mis te arvate, kes tuleb teisele kohale? Tänasel õhtul on mingeid pakkumisi, võite julgelt välja hüüda. Kuulaks huviga. Kas see on meie mees? On see Perestroika? On see hoopis Beyonce? Või on see hoopis keegi 4. inimene? Või hoopis kollektiiv? Jah. Teine auväärne koht, Red Foo! Palume lavale. No nii, saksofoni biidid. Ja tulevad siit ka meened teile kõigile.
Jaa, kus on aplaus? Ja kõigile kingikotid ka kätte. Aitäh teile! Tubli saavutus! Red Foo! Teine auväärne koht. Ja nüüd, armas publik, ma ei tea, mulle anti siinpool korraldusi, et tuleb ikkagi esikoht välja anda. Ma hea meelega annaksin välja esmalt publiku auhinna. Aga okei, ega vist see väga suur tähtsust ei oma, jätame selle publiku auhinna päris viimaseks. Üks asi on kindel, täna me nägime siin laval väga häid etteasteid ja seda otsust oli teatud mõttes natukene keeruline žüriil teha, aga me tegime selle otsuse ühiselt ja esimene auväärne koht ja playbacki võidukarikas läheb kollektiivile nimega Will.i.am, tulge lavale! Aplaus kestab, aplaus kestab. Nii, Janne, ole hea. Tänukiri pluss veel auväärne esimese koha diplom ka. Kas fotoreportaaž on juba kenasti toiminud? Tundub, et on. Nii, kus need on meenekotid? Anname neid ka veel esimesele kohale juurde. Agne ka veel saab kenasti kätt suruda kõigil. Ja mina annan omalt poolt teile veel suvepidudele Põltsamaa lossihoovi tasuta pääsmed. Jagage need kõik üksteise vahel kenasti laiali. Saate ühele täiesti vabalt valitud kontserdile tulla ja see start on juba 22. juunil, täpsemalt siis, kui on Põltsamaa lossihoovis järjekordne jaanipidu. Kõik see info, mis hakkab tegelikult suvel toimuma, jätame saladuseks, ei taha midagi välja paisata, aga kindel on see, et tuleb üllatusi. Auväärne esimene koht, Will.i.am, aplaus! Ja jääge veel siia lavale, sellepärast, et tegelikult, mis siin salata, see seltskond, kes istub siin põrandal, on valinud teid ka tänasel õhtul publiku lemmikuks. Palju õnne. Kes olekski loodanud sellist auhinna koormat ja sellist tulemit? Esimene koht ja publiku lemmik Will.i.am. Nii, ja olge head, meenetekotid on veel siin olemas, võtke need endaga kaasa. Ja kõigile teistele suurimat tänud veel kord. Sellega on meie tänane ja selleaastane playback show siin Kultuurikeskuses leidnud võiduka lõppu. Kes veel tahab, saab oma lemmikutega kindlasti pilte teha. Leidke need kohad üles ja kohtume kindlasti teiega, armas publik, juba järgmisel aastal. Aga õhtujuht tahab ka sõna. Mitte mina ei taha sõna, vaid tahab sõna pitsakioski esindaja Lea Põder, kes annab ka oma erihauhinna üle. Palun, Lea, tule siia. Ma mõtlesin, et ma pean oma auhinna juba ise ära sööma. Aga mul on nagu väga hea meel, et kunagi sai loetud lehest seda kuulutust, et toimub niisugune üritus. Ja see, mis siit lavalt näha oli võimas ja kõiki ootusi ületav. Ja kui Karl tegi ettepaneku valida pitsakioski lemmik, siis minu meelest oli see väga hea ettepanek. Ja valida oli raske. Unustamatu mulje jätsid loomulikult saksofonipoisid, aga võitis puhas nostalgia ja selles vanuses on natuke nostalgiat juba vast lubatud ja minu auhinna, mis ei ole siis pitsa täna, vaid on natukene magusam auhind,
saab siis ansambel, kes täitis meie keskkoolipeod suurel määral. Ja see on Boney M, õige. Ja kutsume suure aplausiga siia ka meie žürii. Žürii, palun. Ja täname veel kõiki, kes aitasid. Loen kõik nimed järjest ette. Fotograaf Grete Kangur, piletimüüja Ain Pedosk, helindaja Harald Arulepp, valgustaja Martin Teder, videoga, otseülekandega tegeles Tallinna Tehnikaülikooli videoklubi, palun ka nende esindaja siia, ja lavaabiline Reljo Vasar. Palun kõik siia. Ja Ja siis teeme kõige suurema aplausi Karl Vilksile ja tema peamisele abilisele Mailis Kelderile. See on Vilksile. Milline sulle on? Anna ise ära. Anna ise ära. Aitäh. Palju õnne. Ja nüüd soovin head õhtut, jah. Ja mis oleks meie õhtu olnud ilma õhtujuhtideta? Samuel Aksel Maikalu, Kristjan Jõekalda nahas ja Siimar Kivisild. Ma isegi tea, mis rolli ta tegi. Ja nüüd tulevad võitjad kordus etteastele.
She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know 'cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. And oh, I love her so that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth, them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown. Aitäh, head õhtut ja head koduteed kõigile!